Tere tulemast tagasi. Arvasite, see on Ungaris kõik? Ahaa, ei ole. Põhimõtteliselt kohe peale Ungari valimisi tuli siis Ursula von der Leyen välja mõttega, mida juba siis Euroopa Liidus on tegelikult juba vaikselt mõnda aega veeretatud. That was dividing our continent. So with this result, our union is stronger, our union is more united. It was an exceptional evening yesterday. Of course, we will start working with the government as soon as possible on the topics you mentioned and much more to make a swift and overdue progress to the benefit of the Hungarian people. There's much work to be done as Hungary is coming back to the European path. But I think we should also look at the lessons learned inside the European Union. For example, I think moving to qualified majority voting in foreign policy is an important way to avoid systematic blockages as we've seen in the past. And we should use the momentum now really to move forward on that topic. But today, of course, is a day to celebrate. Ühe sõnaga. Mõtet, mida on juba vaikselt veeretatud, on see, et liikmesriikide õigust tuleks piirata või teatud valdkondades nagu üldse ära võtta. Paberil kõlab see muidugi tehniliselt, tõhusam otsustusprotsess, kiirem reageerimine, Euroopa peab olema ühtne. Kõik need ilusad sõnad, mida Brüsselis osatakse väga hästi nagu ritta panna. Aga kui see poliitilisest nagu ilukõnest puhtaks võtta, siis mõte on üsna lihtne. Väiksemad liikmesriigid võiksid vähem segada. Kui su riik on väike, siis ole hea, istu laua taga, nooguta kaasa ja ära takista suuremat pilti. Ehk teisisõnu, rahvuslik suveräänsus on tore asi seni, kuni see ei jää ette nendele, kellel on rohkem rahvast, rohkem raha ja rohkem poliitilist kaalu. Ja siin tekibki esimene probleem. Euroopa Liit on aastaid kritiseerinud Ungarit korruptsiooni, õigusriigi ja nii nimetatud illiberaalse demokraatia pärast. Viktor Orban on Brüsseli jaoks olnud mugav näide sellest, mis juhtub, kui liikmesriik ei käitu nii, nagu keskus Brüsselt soovib seda. Ta on probleem, ta on ebademokraatlik, ta ei järgi Euroopa väärtusi, ta kasutab võimu valesti. Võib-olla on osa sellest kriitikast täiesti põhjendatud. Orban ei ole siin loos mingi süütu kannataja ega demokraatia musternäidis, aga huvitavaks läheb asi siis, kui vaadata, kes täpselt neid süüdistusi esitab. Sest kui Euroopa Liit hakkab rääkima läbipaistvusest, korruptsioonist ja demokraatlikust vastutusest, siis võiks ju eeldada, et tema enda maja on nagu laitmatult korras. Aga päris nii see ei ole. Euroopa institutsioonide rahakasutus, kontrollmehhanismid ja auditid on juba aastaid olnud teema, mille puhul tavainimesel jääb tihti tunne, et kuskil liigub väga palju raha, aga täpselt ei ole alati selge, kuhu ja kuidas. Ja kui mõni poliitik hakkab liiga kõvasti küsima, kuhu see raha läheb, mida meie maksumaksja rahaga tehakse ja miks otsuseid nii läbipaistmatult sünnivad, siis ta muutub väga kiiresti probleemseks tegelaseks. Mitte ilmtingimata sellepärast, et tal poleks küsimusteks põhjust, vaid sellepärast, et ta küsib vales kohas ja valel toonil. Sama lugu on demokraatiaga. Ungarit süüdistatakse illiberaalsuses, aga seda teeb institutsioon, mille üks kõige nähtavamaid juhte, Ursula von der Leyen, ei ole enamik Euroopa inimeste seas kunagi valimiskampaaniat teinud. Ta ei käinud näiteks Rumeenias, Bulgaarias, ei Eestis, ei või paljudes teistes riikides oma programmi tutvustamas. Rumeenias, Bulgaarias, sellepärast et Rumeenias, Bulgaarias ja Ungaris olid need kõige viimasemad valimised ja ütleme niimoodi, et Euroopa Liit avaldas oma arvamust, mis kandidaat neile sobib ja kes ei sobi. Aga enam inimesi väljaspool Saksamaad ei teadnud enne tema ametisse tõusu isegi eriti täpselt seda, kes ta on.
või millega, noh jah, hoolimata sellest, et ta oli kaitseminister, kes nagu väga oma tööga hakkama ei saanud. Aga jah, kõige tähtsam see, et keegi ei saanud tema poolt otse hääletada. Ta jõudis tippu poliitiliste kokkulepete tulemusel, suletud uste taga, protsessis, mida tavakodanik ei näinud ega ka saanud kuidagi mõjutada. Ning siis tuleb see sama süsteem ja õpetab Ungarile ja teistele riikidele, mis on demokraatia ja mis ei ole. Nojah, teoorias võib see kõik ju väga hästi välja näha. Praktikas kõlab see nagu inimene, kes annab sulle tervisliku eluviisi loengut, samal ajal suitsetab ja sööb friikaid sinu ees. Aga lähme edasi. Ungarile heideti ette ka seda, et J.D. Vance käis seal Orbanit toetamas, seda nähti kui nagu väljaspoolt sekkumist Ungari demokraatiasse. Ja noh, põhimõtteliselt võib sellest aru saada, välisriikide poliitikud, kes lähevad teise riiki, läheb teise riigi valimistesse oma lemmingut toetama, on alati nagu tundlik teema. Aga siis peaks sama mõõdupuu kehtima ka teistes. Euroopa Liit määrab Ungarile igapäevaseid miljoneid trahve, aga samal ajal kogub Ungarilt endiselt makse ja liikmemaksu, siis on see ka surve. Euroopa Liidust tulevad signaalid, et kui ungarlased valesti hääletavad, siis Brüsselil on vahendid olukorra parandamiseks, siis see ei ole enam lihtsalt neutraalne mure demokraatia pärast. See kõlab juba üsna selgelt poliitilisele hoomana. Ja kui riigile antakse sisuliselt mõista, et teie kodanikud võivad küll hääletada, aga kui tulemus meile ei sobi, siis hakkame teile majanduslikult ja administratiivselt survet avaldama. See on raske teeselda, et see pole valimiste mõjutamine. Ja sama loogika käib ka selle Erasmuse programmi ümber, et Erasmus on nagu paljudel Euroopa tudengitele väga oluline suur võimalus. Sa õpid oma ülikoolis, saad head tulemused, õpetaja soovitavad, õppejõud soovitavad. Ja sulle on võimalus minna mõnesse teise Euroopa riiki õppima, näiteks Saksamaale, Prantsusmaale, Hispaaniale, kuhu iganes. Sa näed teist kultuuri, õpid, lood kontakte, elad natukene klassikalist tudengielu, mida Euroopa Liit ise alati suure uhkusega reklaamib. Ja siis öeldakse Ungari puhul, et ei, teie enam ei saa. Mis on nagu natukene väga kahtlane, et tudengid järsku vastutavad nii-öelda poliitiliste tegude eest, mida nende valitsus teeb. Aga jah, sõnum ei pea olema otse nagu välja öeldud, kõik saavad aru. Hääletage õigesti, siis tulevad hüved tagasi. Hääletage valesti, siis kannatavad ka need inimesed, kes pole nagu valitsuse otsustega otseselt kuidagi seotud. Ja see ei ole enam ainult nagu Orbani karistamine. See on terve ühiskonna mõjutamine. Veel üks näide. Kui enne valimisi tulevad avalikkuse ette aastatagused telefonikõned, mille salvestisi või katkendeid kasutatakse poliitilise suurevahendina, siis ka see tekitab küsimusi. Et kes need kätte sai, miks just nüüd, miks just enne valimisi ja miks seda ei nimetata sekkumiseks, kui see tuleb nagu õigest suunast. Sellepärast need telefonikõned, mis oli selle välisministri ja Venemaa esindajate vahel, need alandlikud asjad. Ja ka muud korruptsiooni skandaalid, need olid ammu teada, need olid reaalselt ammu teada, aga point on selles, need avalikustatakse ametlikult nii-öelda just enne valimisi. Siinkohal tuleb rõhutada, et küsimus ei ole selles, et Orban oleks kuidagi eriline, mingi kangelane või et Ungari valitsus kõike peaks õigustama, ei pea. Küsimus on selles, et Euroopa Liidu kriitikud märkavad järjest sagedamini ühte mustrit. Kõige kõvema häälega süüdistavad teist just need, kelle enda käed ei ole päris puhtad. Ja nüüd jõuamegi nagu vetoõiguse juurde.
et Euroopa Liit alustas kunagi palju tagasihoidlikuma projektina, peamiselt majanduslik koostöö, kaubanduse integratsiooni ideega. Noh, pikka aeg öeldi neile, kes räägivad Euroopa Föderatsioonist või impeeriumi või et nagu Euroopa Liit muutub mingisuguse impeeriumi taoliseks asjaks. Et nad on vandenõuteoreetikud ja et keegi ei taha liikmesriikide suveräänsust ära võtta, et Euroopa Liit on lihtsalt koostöö. Aga nüüd räägitakse täiesti avalikult sellest, et liikmesriikide vetoõigus tuleks ära võtta, sest see segab Euroopa Liidu otsustusvõimet. Ehk siis praktikas, kui oled väike riik, näiteks Eesti, Läti, Leedu, siis sinu, või siis Ungari, siis sinu vastuseis ei pruugi tulevikus enam midagi tähendada. Kui suuremad riigid ja piisav plokk otsustab, siis kõik, siis teed nii nagu öeldakse. Sa võid küll olla süsteemi vastu, aga süsteem liigub edasi. Kuidas see oli, et koerad auguvad, aga karavan sõidab edasi. Sellele antakse praegu julgeolekupoliitiline raam, et Venemaa on oht, Euroopa peab olema ühtne. Me ei saa lubada, et üks riik blokeerib kogu liidu välispoliitikat või sanktsioone. Ja ausalt öeldes, emotsionaalselt kõlab see argument paljudele täiesti veenvalt. Aga siin ongi oht. Kui sa muudad reeglid kriisi ajal, siis need reeglid ei kao ära, kui kriis läbi saab. Kui vetoõigus võetakse ära Venemaa argumendi najal, siis see mehhanism jääb alles ka pärast seda. Seda saab kasutada rahu ajal, seda saab kasutada majandusküsimustes, seda saab kasutada migratsioonipoliitikas, seda saab kasutada maksudes, regulatsioonides, sanktsioonides ja kõiges muus. Näiteks migratsioonipoliitika osas, mitte osas, aga seoses migratsiooniga. Hispaania võttis 500 000, 500 miljonit illegaalset migranti ja teeb neist kodanikud minu meelest. Ma teen video ka selle kohta. On küsimus, et kui see otsustus võime sõltub näiteks rahvamassist, siis kuidas nagu Eesti, Läti, Leedu saab vastu panna sellele, kui mingisugused kommunistlikud, sotsialistlikud, ütleme sotsialistlikud riigid võtavad endale nagu väljaspoolt Euroopa Liitu miljonites, näiteks miljonites võõrad inimesi ütlevad, need on nüüd kodanikud. Neil on ka hääleõigus ja sellest tulenevalt on meil suurem häälte osakaal. Ja need probleemi, mis on Hispaanial, on täiesti erinevad probleemi, mis on Eesti, Läti, Leedule. Aga olgu, lähme edasi. Jah, et täna öeldakse, et see on vaja Venemaa tõttu, homme kasutatakse seda mõnel näiteks teisel põhjusel. Ja väikestel riikidel tasub siin olla väga ettevaatlik. Sest kui otsustusõigus liigub suuremate riikide kätte, siis ei ole mingit garantiid, et Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia või Hispaania hakkavad järsku sügavalt hoolima mingi kreeklaste, kes siin veel on, rumeenlased, bulgaarlased, kes meil piiri peal veel on, Ungari, Poola või siis Eesti, Läti, Leedu heaolust. Maltalased ka. Kõik need piiririigid, kus on nagu vähem inimesi. Jah, riigid hoolivad enne kõike enda poliitilisest eliidist, enda valijatest, enda majandusest ja enda huvidest. See ei ole nagu mingisugune vandenõuteooria. See on lihtsalt rahvusvahelise poliitika normaalne loogika. Suured riigid käituvad nagu suured riigid. Väiksed riigid peaksid sellest aru saama. Mitte lootma, et keegi Brüsselis on meist
on neist moraalselt kõrgemal tasemel ja teeb otsuseid puhtalt Euroopa üldise hüvangu nimel. Von der Leyeni avaldus tuli vähem kui nagu ööpäev pärast Ungari valimistulemust. See ei olnud juhuslik ajastus, see on poliitiline signaal. Sõnum oli umbes selline, et inglise keeles oli, et nüüd kui Ungari poliitiline olukord on muutumas, võib tekkida võimalus liikuda edasi reformidega, mis varem olid blokeeritud. Analüütikud nimetaksid seda poliitiliseks aknaks. Teisisõnu, kui hetkel on emotsioonid üleval, kui kõik räägivad Ungarist, Venemaast ja Euroopa ühtsusest, siis on hea aeg suruda läbi muudatusi, millele muidu oleks nagu rohkem vastusseisu. Ja tõepoolest, Euroopa Liidus on olemas riikide grupp, kes toetavad nii-öelda kvalifitseeritud häälte enamust. Sinna kuuluvad näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania. Nende jaoks tähendaks see tõhusamat otsustamist ja vähem võimalust, et üks väiksem riik kogu protsessi seisma paneb. Minu meelest on ka mingisugused jutud juba olemas, kus on tõlgin ingliskeelse terminit, mingi 2 kiirusega Euroopa tahavad teha täpselt sedasama, et need 4 riiki, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, võtavad siis koos mingisuguseid seadusi vastu, mingid reforme seadusi, et siis pärast nagu võtavad nagu ülejäänud riigid vahele. Pärast vaatan täpsemalt, see oli midagi ka selline huvitav teema. Aga jah, Ungari uus valitsus ei pruugi nagu enam olla samasugune takistaja nagu Orbani valitsus. Seega tõesti Brüsseli jaoks võib tunduda, et nüüd on hetk, kus saab edasi liikuda. Aga see ei tähenda, et kõik teised riigid sellega kaasa lähevad. Et mitmed liikmesriigid on endiselt skeptilised või otseselt selle vastu. Näiteks väikeriigid sisuliselt. Kõik need Küpros, Kreeka, Malta, Baltid. Mitte kõik, aga saate aru, väga ei poolda selle poolt. Sest nende jaoks on küsimus lihtne, mis saab siis, kui tulevikus võetakse vastu otsus, mis kahjustab otseselt nende inimesi. Kreekast suhtes on väga lihtne, Türgis tuleb jälle mingisugune migrantide laine, nemad panevad piiri kinni, Euroopa Liit ütleb, tehke piirid lahti, või tulevad trahvid. Jah. Sellepärast ei ole nagu etteõigus lihtsalt mingi tehniline takistus. Väikeste riikide jaoks on see viimane kaitsemehhanism. Näiteks kui ütleme niimoodi, et üks riik annab veto, siis teeme niimoodi, et ei bloki kõiki ära. Ütleme, et mingisugune kui 90% liikmesriikidest on poolt või vastu. Näiteks. Ühesõnaga, et tekiks olukord, kus näiteks kui Eesti, Läti, Leedul on vaja midagi, siis ei ole niimoodi, et seal 4 riiki kuskil Kesk-Euroopas ütlevad, Lääne-Euroopas ütlevad siis, et ei, meid ei huvita see, me ei tee seda. Aga jah. Ühesõnaga, siin tuleks küsida nagu väga rahulikult, et kas me tahame Euroopa Liitu, kus otsuseid tehakse ainult siis, kui kõik on vähemalt mingil määral nõus, või tahame süsteemi, kus suuremad riigid saavad väiksematele öelda, et teie armus on tore, aga mitte enam väga määrav. Sest kui teine variant nii-öelda korda läheb, siis ega sealt tagasi enam nii-öelda tagasi ideed ei ole. Kõige veidram on see, et Euroopa Liidu kritiseerimine on muutunud paljude jaoks peaaegu nagu tabuks. Et kui sa ütled, et Brüsseli võim võiks olla läbipaistvam, et Euroopa Komisjoni juhid võiksid olla otsesemalt valijate eest vastutavad, või siis, et me saaksime neid valida, või et väikeriikide vetoõigus ei ole lihtsalt tüütu pidur, vaid oluline suveräänsuse garantii,
siis käitutakse tihti nii, nagu sa oleksid automaatselt mingi Euroopa maailmane. Aga miks ei võiks Euroopa Liidu juhti valida otsa rahva hääletusel? Miks ei võiks kandidaat Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast või mõnest muust riigist käia kogu Euroopas kampaaniat tegemas, oma programmi tutvustamas ja inimestel mandaati küsimas? Täiesti, demokraatlik loogiline värk. Jah, okei, raha kulub, aga ütleme niimoodi, komisjon kulutab ka päris palju raha. Sest Ameerika Ühendriikides käivad ju presidendikandidaatid osariigist osariiki oma programmi tutvustamas. Nad räägivad valijatega, nad esitavad programmi ja lõpuks saavad inimesed hääletada konkreetselt kandidaadi poolt või vastu. Miks Euroopa Liidus ei võiks olla midagi sarnast? Siis me vähemalt teaksime, kes on kes, millega nad tegelevad ja nii edasi. Muidu praegu on kuidagi kõik väga suletud uste taga. Et kui Euroopa Komisjonil on järjest rohkem võimu, kui selle juhid tahavad järjest rohkem pädevusi ja kui liikmesriikidelt soovitakse ära võtta järjest rohkem otsustusõigust, siis peaks demokraatlik vastutus ka kasvama, mitte vähenema. Praegu tundub aga tihti vastupidiv. Võimu tahetakse juurde, aga vastutust valijate ees mitte nii väga. Ja see ongi kogu selle debati tuum. Küsimus ei ole ainult Ungaris, küsimus ei ole ainult Orbanis. Küsimus ei ole isegi ainult Venemaas. Küsimus on selles, millist Euroopa Liitu ehitatakse. Kas see on riikide liit, kus liikmesriigid säilitavad oma põhilisi suveräänsuse ja kus väiksematel riikidel on päriselt kaitse suuremate riikide surve eest. Või on see samm-sammult liikumas süsteemi poole, kus otsused koonduvad Brüsselisse, väiksemate riikide hääl muutub järjest nõrgemaks ja iga kriisi kasutatakse ettekäändena uue võimu üleandmiseks Brüsselile. Sest kui ajalugu midagi näitab, siis seda, et võim, mille poliitilised institutsioonid endale kord saavad, ei kipu väga kergesti tagasi liikuma. Ja kui täna öeldakse, et ärge muretsega, seda kasutatakse ainult erandkorras, siis tasub alati küsida, kes otsustab, mis on erandolukord, kes kontrollib kontrollijaid ja mis saab siis, kui järgmine kord oled sina see riik, kelle arvamus enam ei loe. See on küsimus, millele väiksemad Euroopa riigid peaksid väga tõsiselt mõtlema. Mitte emotsiooni pealt, mitte sellepärast, et Orban meeldib või ei meeldi, vaid sellepärast, et institutsionaalsed reeglid jäävad tihti kestma palju kauemaks kui üks valitsus, üks kriis või üks ebameeldiv poliitika. Orban võib ühel hetkel kaduda, Ungari valitsus võib muutuda, Venemaa sõda ühel hetkel nagunii lõpeb ja kui vetoõigus on ära antud, siis naljalt seda enam tagasi ei saa. Ja väikeriikidel oleks üsna naiivne loota, et kui see hetk kätte jõuab, siis keegi suurematest tuleb ja ütleb, teate, me mõtlesime ümber, võtke oma mõju tagasi. Võtke oma vetoõigus tagasi. Poliitikas sellisi imesi väga tihti ei juhtu. Aitab küll.